tere hommikust, me läheme siin 8 tundi hiljem, kui nii, see pilt on imeline, mis see teeb siia 8 tundi hiljem, kui me eile lõpetasime. Just läks ootelistile kiri välja. Esimesed inimesed juba täna hommikul liituvad täiega ja esimestel inimestel on juba, nad on mul e-mailis, nad on mul Instagramis, et küsida, rääkida kõike seda, mingid esimesed probleemid, mida ma saaksin parandada, kohe tulevad laivi juba, et ma nüüd vaatan seda, kas ma saan Stripe'i makselinkidel ja Apple Pay'ga ei tule meilid läbi ja nii et me peame vaatama seda. Ma pean Apple Pay'd kinni panema äkki lihtsalt selle mõttega. Nii, payment methods. Kohe vaatame. Ehk siis seda juba inimestele selgitama mingisugused asju, seal küsimustele vastama. Kell on 9:18. Vähem kui 8 minsa on sisuliselt kirjad laivis olnud ja siis ma ei teid enam sisuliselt ainult. Aga see on fun, see on nii äge juba inimesed, nagu see on nii wild mul, et juba inimesed nagu liituvad ja tulevad nagu kohe, kui võimalus päriselt on. See on nii äge, see on nii tore lihtsalt, nagu, aga ma olen ise ka veits nagu, oh my god, päriselt. Wow. Eelmüügi päeva lõpp, kell on kohe 9. Tänane teine e-mail läheb ootelistile välja ja siis homme hommikul hakkab päriselt koguna liitumine nii-öelda täies mahus, et kõik saavad siis ligi sellele ja osta ja tulla kogukonnaga. Teisipäevast hakkavad inimesed platvormile tulema. Üks siis shooting tunniajane siis fotosessioon Merili Lilleväe. See on väga põnev küsimus selle osa pealt, et esiteks ma olin küll nagu palgatööl ühel kohal, ma ei tea, mingi 5 aastat või midagi sellist äkki või. Aga selle aja jooksul oli mul mingi 4 erinevat äritegevust ka kõrval. Nagu seal päriselt juhtub midagi maagilist, ühel hetkel keegi tuleb ja nagu annab sulle metsikutes kogustes raha selle eest, et sa lihtsalt nagu kuskil oma kodus üksi nagu nokitsed ja seda kellelegi ei näita ja kellelegi ei räägi ja siin on mingisugust mõtet tegelikult ja strateegiat taha ei pane. Esmaspäeva vibe siiani, nagu näha oli, siis ma tegin vahepeal ühe teise kursuse kõne, kus ma lihtsalt külaline olin täna selle launchi päevale, aga ma ei jõudnud, tähendab lõunan öelda palju selle kohta, sest kell on juba mingi 4. Aga ma õppisin mingi kuumaõhi fritüüris omlette tegema. Nii et meil on omlett, kimchi ja siis ketchup, sest nagu muna ja ketchup on bängera kombo. Ja keegi ei saa mulle vastu vaielda siin. Absoluutselt. Nii et sööme seda, ma üritan hingata. Ma ei ole täna hinganud väga palju, ma olen rääkinud väga palju, väga kiirelt ja unustunud hingata sinna vahele päriselt. Nii et see on see vibe, aga hommikul vaatasin üle, kes olid siis eelmüügi liitujad, mida oli 22 naist liitusid 24 tunni jooksul eelmüügi kaudu, mis on mega äge. Aga tegelikult mega suur number, niimoodi võttes ka, et veel 22 naist, kes usaldavad mind, kogukonda, seda ruumi, neid võimalusi täiega, mega elevil sellest, nendest naistest, kes tulid ja mega tänulik nende eest ning tänane ongi tegelikult olnud mingisuguse e-mailide väljasaatmine, sisud, asjad,
video monteerimine, välja panemine, mis siin läks Rich klubist. Ja õhtul kell 7 on jälle kogukonna kõne, nagu ikka. See on viimane kõne ilma uute liikmeteta, eks uued liikmed tulevad homsest hommikust peale. Täna on siis viimane kõne enne uute liikmetega liitumist ja mul on vaja sellele teha ettevalmistus ära. Meeldetuletuskirjad saata neile ka ära, et kõne on täna ja vot nii, mul juhe suht kinni, mul tegelikult mingid reklaame vaja seadistada asja, nii et ma söön ära, hingan korra rahulikult, joon oma päeva 3. kohvi ja siis lähme ettevalmistus tegema ja tõesti reklaame seadistada. Nüüd jumal tänatud, ma tegin portsu reklaame päriselt nagu tekste disaine ette endale, mul oleks lihtsalt nagu seadistamise vaev praegu. Aga tegelikult mul on veel mingid mõtteid, mingid reklaamitused, mida tahaks ka teha. Ehk siis see nädal saab olema selline täiega turbojänese nädal. Ma räägin kiirelt palju eri kohtades ja üritan teha sellega huvitavaks teile. Sai siis, ta ütles, et see oli ta elu suurim võit üldse vist. Täna on midupidi mega äge päev tulemas. Esiteks, ma ärkasin mingi retsilt vara, mingi 1,5 tundi enne äratust ja see on fucking annoying lihtsalt, sest kui sa saad ja tahad magada ja see lihtsalt nagu sa kui hea ei lase. Vai. Aga mul tuleb elus esimest korda koristaja. See on esimene asi, mis juhtub. Ehk siis, mul on kodu selline, et see on alati enam nagu korras. See on nagu igal asjal lihtsalt, nagu igal asjal päriselt on ka, meil on kapsinas ei ole, aga igal asjal on oma koht, siin on mingi oma süsteem, värki, random asjad on mul lihtsalt ära peidetud nagu kohtadesse, mis mind tüütavad, aga kuna igal asjal on oma koht, siis mul on päriselt nagu, asjad on korras, ei ole nagu mingit pesui vedele ja asja nagu, nagu it's good, it's clean. No, ei, see ei ole clean. That's the point. That's the point, mis korista tuleb, on ja nii lähedal mingi. Ehk siis korras on, aga mitte puhas, sest kohati vaevu isegi elan siin sees vahepeal ja mul ei ole loomi, lapsi, asju. Nagu siin muidugi tolme asjad kogunevad, aga neid ei kogune liiga palju kohati, siis ma olen nagu mingi hull on koristus lihtsalt nagu see on tüütu, see on lihtsalt tüütu, on ju. Nii et ma mõtlesin, üks minu jälgija kutsus mind lõunale ja siis tuli välja, et ta hakkab nagu täiskohaga ettevõtjaks, puhastusteenindus pakub ja küll Tartu piirkonnas, aga ma olin nagu, et kui ma sulle maksan, kas sa tuled Põlvasse ja ta oli nagu jaa. Nii et ma olen nii mega tänulik talle. Juba, ta pole kohalgi välja, ma olen juba mega tänulik, et ta tuleb ja teeb selle korteri nagu full on kevad puhastus puhtaks ja see mõte juba, see on nagu alates kõigis piidad ja värgid ja asjad ja mingisugused raamatuvahed ja nagu selle pealt, et ma ei ole elu sees tolmus käisin mitte puhastanud, nagu ma ei tea, mis seal teimub, ma ei tea, aknad on retsilt mustad, sest sügisel oli maja renoveeriti ja need aknad ei ole sellest saati, nagu eelmisest kevadest saati näinud vett asja. Need on räpased lihtsalt, konkreetselt räpased. Ehk siis, kes tuleb ennast halvasti, et tal kodu ei ole nagu perfektselt puhas, siis welcome to the club. Mul ka ei ole ja mega excited sellest lihtsalt. Teise asjana, kuniks ta toimetab siin, siis ma käin Võrus kogukonna merch'i esimene osa ehk kleepsud on valmis, nii et lähme otsime need kleepsud Võrust ära. Ma lähen ikka kuskilt kaltsukast läbi, mul on nagu mingisugune Piret kommenteeris ka, Piret, ja mul on meeles
kapselgarderoobi värk peale launchi, kui ma selle nädala üle elama, on ju, see oli just tublilt. Võtab moodliikmed peale ära kogu kanda, siis räägime kapselgarderoobist, sest ma olen ise ka veits nagu jälle aktiivsemalt selles sees ja mul on nagu I need a boost. Ehk ma lähen täna vaatan sinna ka äkki ja siis ma ei tea edasi. Siis ma tulen puhtasse koju. Oh my god. Nii et exciting! Mida nukka lihtsalt prima, aga sain oma kleepsud ja asjad kätte. Ma näitan pärast paremini ka neid, mis valikselt praegu tuli. Aga ma sõidan Põlvasse tagasi. Lähen käin töökojas, sest ma võtsin ennast kokku, helistasin töökotta, et mul oleks vaja võlivahetusautol teha ja siis nagu mingid rehvirõhuandurid ja siis nagu vist uusi rehve ka ikkagi pigem. Ja siis, kuna mul küsiti, et ega ma ei tea rehvi mõõtus, mul oli nagu, muidugi ma ei tea neid. Kus ma neid teadma peaksin, ümmargused, suured, tunno. Nagu, siis ta ütles, et ma läheksin käiksin lihtsalt sealt läbi, näitaksin talle autorehvid, asjad, ette korra mingid asjad ja siis ta saab mulle üle vaadata mingisugust tellimused sisse panna, ma siin järgmine nädal siis autoremonti viia. Ja aga ma olen väga tubli, et ma ei ole seda metsikult edasi lükanud, sest ma lõhkusin ära suvel selle Plutoni korra juba, sellepärast, et mulle meeldis ja ma ei taha. Ja ma olen tubli ajagraafikus ja lihtsalt loodan, et ma vaesiks ja see on kogu mu lootus, et ma ei jää vaeseks selle tiiruga lihtsalt. Kõik, mida igaüks meist saaks loota, on ju, nii et lähme näitame, kui suured rehvid need siis on. Võit for me, sest rehvid ei olegi nii pekkis üldse. It's all fine. Ja andurit me ka ei vaheta sellepärast, et seda tuleb teha, siis rehvid tuleb maha võtta selle jaoks. Nii et me lükkame seda kõik edasi ja lähme teeme ainult hoolduse järgmine nädal, nii et ei jäägi vaeseks. See nädal on täis võita. Ei jäta. Pool 12 teen maandumislehele mustandid meie teisele kursusele, sest miks võiks nagu ainult ühte asja maailmas korraga teha, kui võib ka mitmeid, on ju. Elu peab olema põnev, nii et ma ehitan meile siia maandumislehe nagu ülesehitust. Jah. Et siis hakata vaatama, mis formaadis mingisuguseid materjalisi vaja on, aga ka millist teksti ehk kopita asja on ju. Mis asjad on meil läbi mõeldud, mis asjad on meil läbi mõtlemata veel on ju. Jep. Ja see on enamjaolt, kuidas ma praegu neid selliseid lehti üles ehitan. Eks see lihtsalt Wordis või fail. Mulle mu käsi väriseb nagu mingi reitsilt. Aga taarit. Nii et see on siis enne kui kodulehele asti jõuavad nad sellistena ja jõuavad nad mingi nagu sellistena lihtsalt vibesidena lihtsalt inspiratsiooniks asjaks värki. Kuniks lõpuks on päriselt kodulehel nagu actual thing meie enda fotode, meie enda tekstide asjadega ja ma ei tea, kus ma selle lause lõpuga tahtsin minna, aga behind the scenes, palun väga, business, creation,
Wow. Hello, meil on kolmapäev, seekord päriselt kolmapäev. Launchi päev number 4 siis lõpuks kokku. Lund sajab, ju. Mul on eelmise nädal vlog ikka veel monteerimata. See on mingi 4-5 tunni töö saada üks vlog välja, nii et ma ei tea, hunnik asju täna teha. Ma pean vaatama, kas ma saan printida vanemate juures, sest mul on homme üks töötuba noortele. On vaja töölehti. Ja töötuba on küll väga lollid siin keset seda nädalat, aga kuna nad tellisid 4 töötuba mul kokku tegelikult, siis ma ei saanud sellele homsele ära öelda. Toetate siia või? Ei. Ma saan neile ära öelda, sest ma pean nendega teistel kuupäevadel lähen ka sinna lisaks. Nii et ma siin ei tea palju mind kuulda on praegu. Aga ma olen väsinud. See minu hirm on selles osas, et äkki ma põlen läbi uuesti nii, et ma ei märka, ehk siis kõik need läbipõlemise sümptomid, ma sõidan neist üle kogemata ja siis ma olen nagu mega halvas seisus jälle. See on olnud hirm, mis mul on tööle tulemisest nii-öelda saadik kogu aeg olnud, ehk siis viimased sellised 1,5 aastat. Tegelikult ma olen toimetanud lihtsalt pideva hirmuga, et kui ma äkki liiga palju pingutan, siis ma põlen uuesti läbi. Ja väga raske on asju teha, kui see käib kuklas kogu aeg. Nii et aga selle launchiga, mis ma tahtsin öelda tegelikult, ma olen nii väsinud. Jeesus, ma olen nagu siirab, ma olen nii väsinud. Mu päevad ei ole metsikult pikad, keerulised, nagu mitte midagi, aga ma olen lihtsalt nagu ikkagi niivõrd väsinud. Ja ma sain aru, et ma ei saa kogemata läbi põleda uuesti ilma märkamata, sest lihtsalt nagu, kui mul juba on nagu, mul ei ole midagi nagu retsi stressi, vaid lihtsalt nagu kurnav on väsinud ja ma olen nagu Jeesus, kuidas inimesed jõuavad, kuidas mina olen jõudnud nii suures väsimuses pidevalt toimetada. Nii et jah, ma ootan selles mõttes, et see nädal nagu läbi saaks, et tegelikult tuleb siis teine launch. Ja, okei. Lootus. Aga ma ootan seda aega, kus ma saaks jälle tagasi oma privilegeeritud normaalse ärkanguna tahan graafikus juurde minna, et ma ei tunneks ennast nii väsinult kogu aeg. Ehk siis on julgust veits rohkem pingutada, sellepärast, et ma saan aru, et ma ei saa kogemata tegelikult läbi põleda. Mind häirib see väga palju, kui ma olen väsinud. Mõjub kvaliteeti. See on väga tüütu. Nii et vähemalt on see võit siin selle keskel, aga tänane on tõesti 2 tunni pärast koosolek teise launchi ja kursuse osas. Eile öösel Katriniga mõlemad nagu näha oli. Toimetasime enne keskööd seal ühises failis nagu tänaseks, mis saime vist mingisugused alged asjad kätte, et saaks järgmine äge asi sündida ja mul on vaja reklaame täna jälle teha, e-maile välja saata, ma ei tea mida kõik veel. See nädal on full on turundaja muud ja siis on mingi paganama lumi, mingi rõve lumenassakas lihtsalt, mis rikub mu vaibi
jumal tänatud, et mul on lamellid all ja tuleb välja, et nagu ma ütlesin teile, need ei ole nagu ka liiga siledad. Ehk siis good enough, sest jah, Eesti ilm. Aga me vaatame, mis Oleg teeb ja lähme siis printima ja reklaam tegema ja emaili kirjutama ja postitusi tegema. Wish me luck! Ciao! 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 Nii, kas meil on enne esmaspäeva midagi veel tegelikult vaja? Et kui outfitid saab paika, sisu lihtsalt paika, asukohad, asjad saab kokku lepitud ja inimesed, kes meid aitavad, nagu 2 ühest on paigas juba ka. Et see on nagu kõik, mis on nagu esmaspäevaks tegelikult vaja. Neljapäev kella 7. Me oleme jõudnud sellesse osasse mu nädalast, kus läheb kaoseks veits ära. Ehk siis täna mul on kell 11. Kus kohas? Kuskil otsapidi teises Eesti otsas rahatarkuse töötuba noortele koolis, gümnaasiumis. Mul on töötuba seal kell 11, mul on kell 3 üks vaipsik kõne, kes reedel mitte kuidagi moodi ei saanud ja ütles, küsis ilusti, kas ta võib neljapäeval tulla. Mul oli nagu jaa, muidugi võid, leiame aja sulle, absoluutselt. Nii et see ja ma tegelikult selleks, et mitte laupäeval siis täiesti hullu panna hommikul. Ma lähengi käingi seal töötoas ära. Sõidan Tartusse ära ajaliselt 1, 2, 3, ma ei jõua Tartusse. Ma pean selle vibe check kõne tegema kuskil tanklas. Ja siis ma sõidan Tartusse, lähen, tellin sealt, mul oleks vaja endale pusa tellida logoga, sest mul oleks vaja esmaspäevasel pildistama seal seda. Ehk siis mitte official merch, non-official merch, üks asi lihtsalt. Ja siis on tore, mul on siis laupäevasel üritusel ja pühapäeval ka see olemas endal, et see on nagu selles mõttes ikkagi boonuseks, see on tore. Laupäevaks ürituseks mingid kingitused, asju, värki, ma pean veidikene mõtlema, mis ma sinna tahan veel juurde panna. Eks ma lähen teen Tartus nagu poe tiirusele, ma tegin eile õhtul delegeerisime laupäevas ürituse snäkid välja, sest mulle hittis nagu, et meil ei ole see tavaline nagu meie 20 inimest, kus ma saan minna ja lihtsalt koobist kotitäie nagu köögivilju ja snäkke võtta, vaid tegelikult tuleb rohkem inimesi ja kuna ta on nagu selline promoüritus ka, selline suurem üritus siia vahele, siis küsisin, kas kogukonnast oleks kõik, kes teeks ja saime kokkuleppele seal. Nii et üks naine teeb kogukonnas meil laupäevaks snäkid ka. Jah, mul oleks laupäeva hommik lihtsam, sest laupäev peale üritus Tartus saan ma ühe teise kogukonna liikmega ära Tallinnasse ja sealt ma lahkun alles uuesti tagasi Põlva poole kolmapäeval ja ma olen 5 päeva linnas. Nagu ei tahaks ise osta korterit Tallinnasse,
aga kui keegi tahab mulle nagu anda seda lihtsalt niisama, siis ma võin selle vastu võtta. Welcome to Kohila. Ma võtsin siin mingeid asju vastu ja siis aru saamata, et need on sisuliselt kõik Tallinnas, et see võib olla küll, silt võib olla nagu Raplamaa, aga sa ikkagi Tallinnasse sõitsma enam-vähem selle jaoks. That was fun. Ehk siis nii võib ka elu korraldada, keegi keela sul on ja sa ise ka ei tea, kuhu sa lähed. Ongi lõbusam, aga ma siin jõudsin nii nagu ma tahtsin just ja ma sain vahepeal hommikust ka autos tanklas veits. Ja vaatan, et mul oleks mu asjad siin ilusti kotis kaasas. Midagi selle olukorraga siin. Paneme asjad kokku ja siis lähemegi, teeme selle 1,5 tundi möllu ära, et noored saaksid täiega targaks ja andekaks ja rikkaks, sest see on ainult boonus. See on ainult boonus, kui inimesed ja noored inimesed veel on rikkad. Selles ei ole midagi halba ja see on hea, et inimestel on kõrged standardid ja mina julgustan noori ka omama väga kõrgeid standardeid ja ootusi elus. Et mis mõte on nagu seada endale madalad ootused ja siis olla pahane, et kõigil teistel läheb hästi. Sellega kaasa. Siuksed töölehed on olemas. Telefon olemas. Muud mul väga midagi vaja ei olegi. Nii et wish me luck. Pärast näeme. Bye. Tõin Kolimast välja. Ma ei tea, kust otsas. Ma ei autot üles. I have made it to crazy. Seal majal oli mitu otsa. Ja ma olen eksunud. Ma olen eksunud ja kaotanud oma auto suvalisse asulasse omalikku lähedal. Tahaks öelda, et see oleks esimest korda elus, aga ma olen elus 2 korda veel auto ära kaotanud. Nagu... jah. Mis ma leiab, kas seda ei seda ka? Okei, ma olen siin. Seal on üks parkla. Seal on üks parkla. Tulin kuskilt sealt maja taga. Ma ei saa aru. Kus ma olen. Appi. Lol, ma leidsin auto üles. See korraldaja oli veits põdes, et noored hirmutasid, mida jumal chillil grupp oli. Lihtsalt ma sain ka ühe korra mingi paberpalliga, ühe korra peaaegu lennukiga pihta, aga vist ei olnud otse mulle suunatud. Nagu nii et see oli nagu accident, aga see on norm. Tegelikult tulid. Pidasid vastu ja rääkisid kaasa. Aga ma olen nüüd siin päike paistab, tegin oma sunniviisilise mental health walki ära ja kell 3 on mul üks vibe check kõne. Nagu ma ütlesin, ma võin jõudma kuhugile punkti selleks ajaks, et see ära teha. Äkki ma jõuan lõunakasse. Vist mitte. This is life. On the road again. Lähme vaatame, kui me jõuame. Ma eile ei jõudnud näidata oma outfiti, sest ma tulin koju ja mida ma tegin? Ma
vlogi panin välja, mingeid asju tegin jooksvalt seal inimestele vastasin, aga whatever, ma olin vässu nagu sisult, mul on üheks pildistamiseks ühe teise, üldse mitte British-klubi, aga ühe teise kursuse või pildistamiseks mõtlesime, et oleks mega äge kummalgi meist, ehk siis minul ja Katrin Hinrikusel tuleb välja ka enesekindel naine kursus, sest no kes veel räägib enesekindlusest kui people, kes tulevad sellisena nagu internetti. Ehk siis tuleb välja kursuse üks content värk, mis me tahtsime suurte pusade asjadega ja siis logodega. Aga kuna meil kummagi ei olnud veel enda logodega asju, siis läksin ja tegin, nii et t-shirt store'ist 30 mintsa kohe sealt, palun väga, nagu British klubi merch tuleb suvel liikmetele ja ei ole selline, suurelt logo ei tule mitte ühegi peale, kõik logod, mis tulevad väikselt ainult British klubi. See on siis ainukene variant hetkel, mis on sellise suure lataka logoga, aga see on siis pildistamise eesmärgil. Ja mul oli vaja nagu nii uut, nagu seda mega cozy't suurt hoodie, sest ma olen oma selle äraolevaene nii ribadeks, nagu literally ribadeks kandnud. Ma ootasin seda aega, ma saaks enda sellega tulla, nii et here I am unofficial merch. I love it. Mul on nii hea olla. Mul on nii cozy olla. This is how I rock. Nüüd ei näe mind laval enam nagu Sereli lillas, vaid näete niimoodi. Nagu näha, ma olen täiesti omadega väga kranki ja vässu. Mul on õlavööde nii retsilt kinni. Mul jäi eile autosõiduga ka närv kuhugile siia taha kinni ja ma ei saanud ennast nagu normaalselt liigutada. Ma iga launchi ajal, ehk siis mul on siiani see mu 3. launchis kogukonnale. Varasema 2 korda olen käinud keset nädalat Tartu floatingus, floatimas. Ja see on aidanud mul esiteks nagu kehas nagu pinged lahti lasta, ma saan nagu seal silutada ja kõik nagu läheb sees sirgeks mul. Füüsiliselt ja ka vaimselt, sest lihtsalt tund aega olla seal nagu pool sellises nagu unes meditatsioonis on täiega hea, aitab nagu tempo maha tõmmata, selle adrenaliini maha tõmmata, pea selgeks saada täiega, nii et see tiir ma ei ole seda jõudnud teha, sest mu graafik lihtsalt ei pruugigi tunduda siin vist videotes, ma isegi ei tea, mis ma see nädal filminud olen, aga lihtsalt siin on mingisugused asjad olnud ja värgid ja kuna see on Tartus ja ma olen Põlvas, siis need ajad, igal juhul. Ma ei jõudnud sinna ja ma kahetsen seda väga ja ma pean, kui ma nüüd Tallinnast tagasi tulen, eks ma lähen laupäeval Tallinnasse, tulen kolmapäeval sealt tagasi ja siis ma sinna nädala lõppu tahaks panna siis vaadata, kuna ma saan sinna floatima minna, sest this here on nagu midagi väga-väga sassis, lihtsalt täiega sassis, aga this is cute. Rahul sellega. Siis valmistasin laupäevast üritust ka ette, delegeerisin välja õnne toitlustuse, lubasin kingitusi jagada üritusel. Mulle meeldib kingitusi jagada, mulle siiralt meeldib inimestele kingitusi jagada, aga Äriähi lugu, raamatuid, Kristi Saare, kuidas saavutada finantsvabadus, mis nagu on, kui esimene raamat on nagu konkreetsemalt rahas, siis nagu this is about life, nagu see on life booksi. Ja kleepsud on valmis. Kaire, kes tuleb meile külalisesinemist tegema, pakkus ise, et ta võtab kingiks 3 kella kaasa, mis on siis aja planeerimises ja mingites meetodites kasutatakse, lubas need ka võtta, ehk siis saame neid välja loosida. Ja jah, vaatab, täna on mul mõned kõned inimestega, veel eile oli üks kõne potentsiaalsete liikmetega
ja et näha, kas see kogukond päriselt on neile. Reklaami käisin eile üle, postituse viskasin üles ja see ongi vaja homne üritus täielikult paika ilusti saada. E-mailid, mis peaks siis täna homme minema, kõik need vaadata üle ja siis meil on õhtul sõbrannaga üks väike chill-häng lihtsalt siin minu juures. Ma arvan, et on väga hea siia keskele ja siis ongi juba laupäev ja vaatutuste päev ja vaatame, mis seal põnevat on. Ma olen sellest excited, ma arvan, et see laupäevane pühapäevane üritus on saada väga-väga ägedad. Nii ma võtan oma kränki kanni ja valusa selja ja lähen tegelikult ikkagi maale. Ma mõtlesin, et ma ei lähe, aga ma ikkagi lähen, siis mul ületseks süüa, aga see oli mu viimase söögi enam-vähem ära ja peame deodorantõega tellima ja Talk-Therapy kõlab hästi hetkel. Nii et lähme veel käime seal ka ja tuleme siis pärast tagasi. Muidu meil üritusosas ei olegi, et me alustame täna kohe vestluslingidega. Täna on siis Kaire on meil teeb külalis esinemist. Ma olen lühike. Sa oled, on ju. Ja mitte öelda oma nime kõvasti ka teisele, aga... Ma võin mind topalt hinnaga, jah? Business! Turvalist ruumi hoida, siis asjalikku osa salvestame vahepeal, see läheb üles nädala jooksul, saab järgi kuulata. Üksteist läbi eilsest ja mul endal check-in'i, sest ei jõudnud mitte midagi, aga üritus oli mega äge. Ma loodan, et videotest on seda näha, mis Angela suures osas filmis. Ja õhtul ma jõudsin Tallinnasse ja ma olin siis suht laip. Nii et tuleks bussile saada Kristiinasse, raha välja võtta ja siis minna raha meditatsioonile, sest nagu you gotta do everything you can, on ju. Ja see on ühine kogukonna üritus, nimel on täis kogukonna nädalavahetus ja see on minu arust väga fun. Ja see on midagi hoopis teistsugust, et minna lõõgastada tegelikult lihtsalt, tunda ennast hästi ja istusin praegu kohvikus, sain hommikusööki ja mu kohvi, saatsin siin kirju välja, käisin liikmeid üle, meeldetuletusi, postitusi, asju veel viimane päev ja vaatame, kuhu me jõuame, aga I am excited. Lihtsalt väsinud. Täna on küll esmaspäeva hommik, ma teen teile siia selle video lõppu ära sellise kokkuvõtte ja update'i, siis tuleme liigume uude nädalasse, uutesse seiklustesse siit edasi, aga tõesti, see nädala lõpp just eriti läks lihtsalt nagu see läks ja nii palju asju ja teemasid ja värki oli ning siin see, ma vaatan palju oma mingi klippe siia üldse on, aga laupäeval üritus, sellele ma tegin juba update'i megabänger pühapäeval, ehk siis me lõpetasime nädala kogukonnal selline raha meditatsiooniga, mis oli hoopis selline teistsugune vibe vahele, et sai tulla, sai tegelikult lihtsalt nagu pikutada, arutleda mingite asjade üle, oma uskumuste, rahateemade, kõige, lihtsalt tegelikult see oli nagu koht, kus analüüsida mingeid asju, oma mõtteid, oma tegusid jagada inimestega, seda võtta veidikene aega lihtsalt olemiseks rahulikult. Nii et see oli mega äge siia nädala lõppu ja täna pildistamisele kohe ja siis edasi, aga
eilsega tulid veel sellised viimased liikmed, ehk täna hommikul tuli juba keegi veel ikkagi, sest lahti oli veel leht, aga see üks inimene, tal vedas, sai tulla täna hommikul ja viimane arv ma panen nüüd kokku panema, palju meil nüüd liikmeid on. Mingi 120 kanti vist tuli ikkagi ära, mis oli tegelikult mu eesmärk reaalselt, et see 120 hittida selle launchiga ja peaks olema see 120 nüüd täis, eks ta vahepeal jälle kukub enne septembrit, aga see ei olegi nii tähtis. Mu peaasi, et need naised on rahul, tulevad, saavad midagi põnevat, ägedat ja kirgendus on, et see launch on tehtud nüüd, saab täna pihta hakata kõnes juba nendega ja nagu me ütlesime, liigume tegelikult nüüd järgmises videos, järgmise launchi ja järgmise asjadega edasi, sest ja aitäh, et vaatasid, aitäh, et oled, aitäh, et kaasajad, toetad. Hindan seda tohutult ja küsimused pane alla, tahad veel näha, jälgi mind ning näeme sinuga siin kanalil vähemalt hiljemalt nädala pärast.